proovisime täna siis vaadata pindpõimetehnikat, mis on levinud Eesti rahvavaipade juures. Ja põimtehnika näited on siis olnud lisatud tavaliselt pulma ja kaasavaratekkide varamusse. Ja algselt on nad olnud siis geomeetrilise motiivistikuga ja hiljem on siis lisandunud pulmakombestikku meenutavad ja kajastavad figuraalmotiivid. Nendeks on siis hobused, pulmasõidud, mida siis on võimalik näha siin selle kaariku peal selja taga. Ja pindpõime tunnuseks on siis tegelikult see, et see pind kangal on siis tegelikult selline, et ta on mõlemalt poolt täpselt ühesugune. Ja oma nimetuse on ta siis põimtehnikana saanudki sellest, et põimitakse labasele kangarakendusele nii tausta kui koelõngad vastavalt mustri järgi. Ja selleks põimimiseks on tarvilik teha käblikud. Ja mina kasutan põimimiseks kahekordset villast lõnga. Ja käbliku ma teen valmis ümber pöidla ja nimetissõrme. Käbliku otsa ma kinnitan keskele selleks, et ta põimimise aeg oleks paigal. Ja vastavalt motiivide mustrile, meie hakkame täna põimima siis 8 kanda, ma soovin teha roosa ja rohelised 8 kannad ja mustri laius, mida ma hakkan linase lõime sisse põimima, on mul astmeline, on 1 sentimeeter. See astmelisus peab olema pindpõime juures alati paarisarvuline, mis tähendab seda, et kui ma põimin lahti tallatud labases vahelikus, siis ma võtan paarisarv tõusvaid lõimelõngu, milleks on mul 2 ja ma märgin ära mustri, mille järgi ma põimin lõimelõngad esimesel real. Esimesel real pindpõime juures lõngu omavahel ei seota, vaid kinnitatakse värvi järgi. Meil on taustakude, milleks on mul praegu siis punane villane lõng ja tagasireal ma toon lõngad algsesse kohta. Alates teisest reast kuni mustri lõpuni tuleb hakata põimelõngu omavahel siduma ja sellest siis ka pindpõime nimetus. Ja taustalõng, milleks mul on punane, ma seon omavahel järgmise motiivilõngaga ja liigun nende lõngadega labases kanga vahelikus. Ja seda ma kutsun siis edasi minemise reaks, kus siis toimub lõngade omavaheline sidumine. Ja lõngad seotakse omavahel selle tõttu, et mustri ja tausta vahele ei tekiks pärast vaheaukusid õhku. Seejärel ma löön seotud pinna kokku ja alustan järgmist rida. Kõik read tuleb kõrgusesse kududa mustri järgi. Ja kui kõrget on soov parasjagu kududa, nii mitu tuleb siis teha ühe rea korduseid. Tavaliselt on mõistlik teha sentimeetrise sammu kõrguseks sama palju ridasid, et moodustuks sentimeeter ja alles seejärel saab mustrit kasvatada. Pindpõime motiiv kasvab kas vasakule või paremale, et ta on selline astmeline, siis kõik, mis kasvab kujundina vasakule, ma toon tagasitulemise real 2 lõnga võrra taustalõnga peale. Ja see kujund, mis kasvab mulle sidumise koha peal paremale poole, ma jätan taustalõnga põimimata. Ehk siis, kui
eelnevalt ma oleksin tulnud värvivahetuseni, siis nüüd ma jätan 2 lõnga võrra põimimata. Ja seda tuleb teha sellepärast, et edasiminemise real, kui toimub lõngade omavaheline sidumine, oleksid lõngad kujundi kasvamisel või suurenemisel siin õige koha peal ootel. See edasiminemise sidumise rida on siis teostatav mustri kasvamisel tagasi tuleval real. Nüüd ma jätkan põimimist ja kui mul 8 kanna tipus oli esimesel real, eks ole, 2 lõnga, siis nüüd on mul põimimisel topelt, ehk siis paaris lõngade arvu võrra kujundid kasvavad suuremaks, laiemaks. Kujundi kõrgust ma saan alati mõõta kootud ridade järgi ja mõõdan seda mõõdulindi abil, et sentimeeter kõrgusesse annab mulle, kui ma koon, lugedes ära lõngaasad kanga peal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seda kordust, 8-realist kordust tuleb teha terve töö ulatuses, siis tuleb kujund sümmeetriline. Samuti on ääretult oluline kasutada kudumise ajal pingutajat, mis siis hoiab kanga serva või vaiba serva ühtlasena. 2 lõnga omavahelised sidumise kohad peavad olema sõrmega kenasti kootud osa vastu tõmmatud, siis ei nihkuda ei vasakule ega paremale ja kujundi küljeserv tuleb sirge. Pindpõimet me põimime tegelikult pahupool pealpool, ehk siis kui teil saab töö valmis, siis tegelikult vaiba õige pool on hoopis see, mis on teil siin all. Kui ma lõpetan või jätkan lõnga, siis kududes paar rida kangast peale, ma võin julgelt lõigata ära need lõnga otsad ja rohkem lisapeitmist põime puhul villane lõng ei vaja. Kui te olete saanud oma põimetöö valmis, võetakse töö telje pealt maha, seotakse linased lõimeotsad kokku ja keeratakse põimepind 2 korda töö pahupoole peale ja õmmeldakse käsitsi peitepistega kinni. Sama tagasi keeratud osa tuleks teha ka vaiba ülemisel serval. See võimaldaks kasutada riputuspulka ja eksponeerida vaipa seina peal.